Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 8:11 läbi on kell, käes on 9. mai, väga tähtis päev, sellepärast et digitund on eetris muidugi. Mina olen saatejuht Hans Lõugas ja minu kaassaatejuht on Henrik Roonemaa portaalist geenius.ee. Meil on stuudios üks külaline ka juba kohal, kelleks on Kristel Viidik. Tere! Tänases saates räägime esialgu uudistest. Mina sain kanda käe peal sellist arvutit nimega Fitbit Blaze. Vaatame natukene aprilli mobiili kasutajate ja liikluse ja operaatorite statistikat, kus tuli välja üks üllatav asi. Suur ülevaade Eesti idufirmadest viimaste aastate jooksul. Kui palju inimesi seal töötab, kui palju on raha on saanud? Asjad ongi nüüd jõudnud Eestis nii kaugele, et lennuamet on hädas isepäiste droonilennutajatega, kes lendavad seal, kus nemad tahavad ja kunas tahavad. Kunagine Eesti telefon, kunagine Elion ja nüüdne Telia teenindab paljusid inimesi siis vasskaablil internetiühendusega, mis on aeglane olnud. Vaatame, kuidas see kiiremaks saab minna. Ja terve saate teine pool on meil pühendatud ühele erakordselt olulisele teemale. Nüüd on väga erakordne saade selle poolest, et mina ja Hans, kes me oleme kes rohkem, kes vähem, üle 30 aasta vana, üritame aru saada sellest, mis pagana asi on Snapchat, mida tundub, et vist kõik noored inimesed maailmas kasutavad ja seda fännavad ja mis on nii keeruline suhtlusäpp, et meiesugused ja meist vanemad ei saagi üldse aru, kuidas seda kasutada. Vähe sellest, et me võib-olla ei saa aru, miks seda kasutada, me isegi ei saa aru, kuidas seda kasutada. Nii et meie saate teine pool on siis pühendatud sellele, et üritame sinuga aru saada ja tõenäoliselt hakata kasutajateks ja kõik, kellel on kodus teatud vanuses lapsed, kes ei saa ka aru, mis seal toimub, võiksid nüüd kuulata. Digitund. No nii, räägime siis kõigepealt uudistoodetest. Üks uudistoode mu käe peal, selle nimi on Fitbit Blaze ja ma pikalt selle kohta mul ei räägigi peale selle, et ta on nagu nutikella tüüpi asi. Teine nimetus tal võib olla spordikell, midagi muud sellist ja tal on paar märkimisväärset omadust. Ma ütleks esimese ära. Ta näeb kaugelt välja täpselt nagu Apple Watch. Ma arvasin, et sul on mingi Apple Watch, et sa oled Apple Watchi ostnud. Nii, ma hakkasin juttu tegelikult pihta sellest, et Fitbit oli maailma kõige enim müüdvim selline kantav seade enne, kui tuli Apple Watch välja. Ja teatavasti Apple Watch on enne kõik ikkagi siuke peentoode, pigem moeaksessuaar ja selle tulemus on see, et Fitbiti tooted on muutunud väga selliseks stiilseteks. Nahast rihm, taga pidevalt hõljub või väreleb selline pulsiandur ja see on nüüd Eestis müügil. Ma ei anna veel tähelik hinnangut, miks ta hea või halb on, aga ta on üks eriline omadus. Näiteks ma siin demonstreerin praegu oma stuudios stuudiokülalistele ja inimestele, kes meid vaatavad otseülekandes või YouTube'ist seda, kuidas vahetada kellel rihma. Ta on välja 4-kandiline kell. Me oleme jõudnud digitunnis, ütlesin nii kauga, et kulutame saates aega sellele, et Hans näitab, kuidas vahetada kella rihma. See on väga märkisväärne, sest nii ma vajutan sõrmedega jõuliselt selle kella peale. See lendas ära, siuke 4-kandiline kapsel tuleb ära. Kell lendas nagu raamist välja. Ma saan käe peale panna rihma, millel on 4-kandiline raam ja see näeb välja väga sürreaalne, et ma võin kanda nähtamatut kella põhimõtteliselt. Selle asi on Fitbit Blaze, ta siis... Ma ei suuda ikka mitte kuidagi su vaimustust praegu, palun vabandust. Ei, see pole vaimustus, see on imestus. Ja 230 € Fitbit Blaze, miks ta hea on või mitte, sellest kuulete. Kas ta teeb midagi rohkem kui kõik need muud asjad, mida saad käe peal kanda? Ei, ta ei tee midagi rohkem. Selge. Ma just demonstreerisin kuulajatele seda, mida ta teeb rohkem, et ma saan kanda kellaraami siis käe peal ilma kellata. See on selle ainus eriline omadus. Fantastiline omadus, ausalt öeldes. Nii, aga läheme edasi. Elisa. Täna hommik tegelikult algas sellega, et vaikselt on hakanud välja tilkuma. Vist ongi kõige mõelda. Vaikselt on hakanud välja tilkuma Tehnilise Järelevalve Ameti aprillikuu statistikat. Elisa saatis meile pressiteate, kus nad teatasid, et nemad on siis et neil on kõige rohkem 4G interneti kasutajaid Eestis. Tuleb siis aprilli statistikast välja, et neil on 276 000, teistel on see siis 269 ja 253 000. No kõigil on enam-vähem tegelikult sama palju, aga väike vahe siiski seal sees on. Palju on Elisale? Midagi olete oma töös teinud järelikult väga õigesti, et see number teil kõige suurem on. Teine number, mida keegi siiamaani pole pressiteatega veel saatnud, aga mis tuli ka tabelitest välja, on numbri liikuvuse statistika. Ehk siis lihtsamalt öeldes see, et kui palju operaatorid inimesed vahetasid aprillis. Ja sealt tuleb välja üks väga suur üllatus, nimelt Telia Eesti on saanud aprillis kokkuvõttes siis juurde 1010 klienti.
mis tegelikult ütleme kõigil operaatoritel on sadades tuhandetesse klientide arv, see ei ole ühest küljest ju suur number, et 1010 nad said nagu juurde, teistel siin ma vaatan Tele2 on ilma jäänud 753-st ja Elisa on ilma jäänud 257-st. See on siis nagu neto, et omavahelised liikumised kõik nagu kokku liitetud, eks ole, siis Telia on nüüd 1000 võrra rikkam, teised on kokku 1000 võrra vaesemad. Siin on see muidugi hoiatame kuulajaid, et me kajastame seda liikuvust nagu veel, kuna Elisa 4G internetiklient käib siis esimese kvartali kohta, esimese 3 kuu kohta ja TJA pole veel kogu raportit selle kohta avaldanud, aga see numbrite liikuvus on aprilli kohta. Jah, et ka see Telia number 1010 on väga märkimisväärne number, see on viimase 3 aasta rekord, ehk midagi juhtus aprillis, mis pani rohkem inimesi liikuma Teliasse või üldse tegelikult rohkem inimesi operaatorit vahetama praktiliselt, kui viimase 3 aasta jooksul ükski kuu seda juhtunud on. Ma vaatan kas või eelmise aasta kuukaupa statistikat, seal on nagu sadades, üksikutes sadades on see liikujate arv ja korraga on nüüd siis Teliasse hüppanud üle 1000 inimese ja eelmine aasta üldse AS Eesti Telekom jäi ilma 1400 kliendist ja nüüd nad siis 1 kuuga tegelikult teenisid 1000 sealt tagasi. Me lihtsalt siin Teliasse küsisin, et mis te ise arvate, miks see nii on ja siis mis juhtus? Ja peamiseks põhjuseks nad ise arvavad, et ühesõnaga, ei ole olnud mingit kampaaniat, et tule meile, et saad tasuta iPhone'i või midagi sellist, eks ole. Aga et nad arvavad, et see sama Euroopa Liidu poolt tingitud paketi muudatused, millest siin märtsis ja aprillis kõvasti räägiti, et need on nagu põhjuseks. Ja seal on see selline väike mehaaniline nagu küsimus tekkis, et teised tõstsid tegelikult, teatasid, et nad tõstavad hinda. Eks ole, Elisa pani alates mai algusest ja Tele2 pani mai algusest seal umbes eurokese või midagi sellist juurde ja Eesti Telekom tegi seda, ei teinud seda, aga ei pakkunud ka sellist üle-euroopalist tasuta kõneminuteid selle asemele. Sellest me mingis saates rääkisime. Me oleme rääkinud ja põhimõtteliselt Telia jättis oma asjad nagu on ja see töötas. Sellepärast, kui me muud põhjust pole leida, et 1000 inimest ikkagi tõesti, eelnevad kuud on siin on liikunud 53 inimest ja paarsada inimest ja nii edasi. Et suur hulk inimesi, kes said aru. Ütleme, me ei saa öelda suur hulk inimesi, aga mingi hulk inimesi ilmselt vaatas seda 1 eurost paketi hinnatõusu ja otsustas minna üle operaatori juurde, kes seda ei teinud. Ma arvan, et seal on mingi osa sellest. Ma ise ka arvan, et võib-olla kasutus võimalust, kuna kui operaator tõstab hindu kuutasu sellisel kuupaketil, siis on õigus selline leping üles öelda. Et sul mingit rahve nii-öelda ei rakendu. Ootasid, et saaks vabaks ennast käeraudud. Võib-olla küll. Mida iganes ja siis nii kasutada võimalust. Aga räägime uudistest edasi pärast väikest pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja tahaks rääkida idufirmadest, aga ma alustasin saadet veidra nutikellast rääkimisest, Fitbit, Blaze. Sa tahad jälle sellest rääkima? Ja mul on midagi öelda selle peale, mille peale hakkas see kell mulle praegu ütlema, et pane oma jooksuringi ajad kirja telefoni abiga. Et kellas seda teha ei saa. Millega pärast ütle mulle praegu raadiosaate ajal seda, et ma ei küll ei näinud, et sa oleksid jooksmas käinud. No ma ei ole ka näinud, aga Mark Laps, jah, nagu ma peaks panema. Selline põnev kell siis. Vaatame saate jooksul, kuidas see asi edasi läheb. Eesti idufirmadest tegime siis suure ülevaate ja andmed on pärinevad siis eriala valdkonna organisatsioonidelt Garage 48 ja Startup Estonia arengufondi juures, kes need andmed kogub. Ja need numbrid, millest me nüüd räägime, sisaldavad ülevaadet aastast 2000. See on ikka 16 aastat, see on suur pikk periood, et see ei ole praegu hetkeseis. Aga mis see numbrid ütlevad, et Eestis töötab idufirmades ligi 2300 inimest. Mis on siis Otepää jagu? Otepää linna jagu rahvas. Arvutas keegi Geeniusest välja. Kõik programmeerivad, disainivad, müüvad ja enamus nendest muidugi 1879 inimest teeb seda Eestis, aga Eesti idufirmadel on ka arvestatav hulk inimesi välismaal, mis ei ole üldse üllatav. Isegi vähe inimesi, 416 ainult, mis on kiire arvutuse põhjal, ma ütleksin, 18%. Ja idufirmad on kaasanud raha 300 miljonit, üle 300 miljoni euro kõigi nende aastate jooksul kokku. Põnevam on see, kuidas see on aastatega suurenenud. Jaa, tegelikult siin on 2 põnevat asja. Sellest 300 miljonist silmärgi ütleks 1/4 on TransferWise, üksinda. Kes tegi 72 miljonit ringi. Ja ülejäänud on siis kõik väiksemad ja aastate kaupa on siis ka niimoodi, et alguses ei olnud nagu eriti midagi, 2010 oli suur hüpe
ja siis nüüd viimased suured hüpped on olnud 2013, 14, 15. Ja tegelikult viimane suurem hüppe oli ju, Kristel, sinu Testlio, eks ole? Mis te kaasasite $6,5 miljonit, $5 miljonit eurot midagi. No see on juba 2016 aasta statistikas on praegu number ees 9,3 miljonit, nii et hea. Üle poole olete teie, aga tegelikult on ju, küsimus on nüüd selles, et kas need idufirmad on Eesti jaoks siis nagu selline suur äri või väike äri ja väga keeruline on seda kuidagi konteksti panna. Et ma arvan, et me leiaksime Eestist palju muid majandusharusid, kes on nagu suuremad ja järelikult nagu riigi jaoks võime öelda olulisemad, aga ma arvan, siin tuleb silmas pidada kahte asja nende idufirmade puhul, et esiteks kõik nad on panustatud nagu kasvule, et täna on see pilt selline, eks ole, aga kõigist nendest idufirmadest nii-öelda exiteid ehk lõpuni on see tee kõnnitud 19 ainult. Ehk et meil on tegelikult väga suur hulk, praktiliselt 100 kaupa idufirmasid, kes kõik loodavad mingit 100-kordset kasvu vähemalt. Ehk et see on täna selline nagu stardipositsioon ja paljud neist muidugi sinna ei jõua, aga et kui me vaatame näiteks, ma ei tea, hotellimajandust või minu pärast põlevkivi kaevandavist või midagi, siis selge on see, et sealt keegi ei oota 100-kordset kasvu. Et kõik need firmad, kes siin on, lähevad ikkagi iga päev ju tööle. Ma kujutan, et teie ka lähete, Kristel, iga päev tööle selle mõttega, et teie firma peab väga palju kasvama ju. Jaa, tõsi, nii on. No teine teema, mis idufirmade puhul avalikkuses on selline maine, et ei pea nad teevad, et programmeerivad mingisuguseid uusi sotsiaalvõrgustikke ja orkuteid. See on niisugune aastas 2000 pärit mentaliteet, eks. Ja kui me vaatame tegevusvaldkondade kaupa, kus töö käib, siis mul oli õigus selles mõttes, et sotsiaalmeedia või sotsiaaläpid on kõige suurem valdkond 48 ettevõttega, aga väga tihedal kannul 46-ga on kohe riistvara. Ja muide, kui me korraks põikan tagasi sinna, kes on saanud investeeringuid, siis investeeringute suurusjärgi number 3 ettevõtte Skeleton on ka puhtalt riistvara ettevõtte, kes on saanud siis üle 15 miljoni euro. Nii et ei saa öelda, et tehakse ainult käega katsutamatuid asju, mitte et see oleks ka halb, aga meil on väga selline suur mitmekesisus. Ja kui ma jätkan selle loetelu, kus veel on suuremad valdkonnad, kus idufirmad tegutsevad, on siis ka produktiivsus, koostöö, ehk siis vahendid, kuidas oma tööd efektiivsemalt teha, erinevad tarkvara ja pilveteenuste lahendused, aga on ka transport, logistikat, e-kauplemist, finantsi muidugi ja nii ta läheb edasi. Ja tegelikult nende inimeste peale mõeldes võib-olla tahaks Kristeri käest küsida, et kes see selline tüüpiline idufirma töötaja on? Sa näed ju oma kolleegide pealt. Need on tõenäoliselt eelkõige pigem noored inimesed, eks ole? Jah, meil on täna Testlios on keskmine vanus on vist 30, aga jah, et need idufirmade töötajad on sellised näljased ja tahavad midagi oma elus kiirelt ja suurelt saavutada. No, aga mis ongi see, et mis paneb neid töötama näiteks teie juures, mitte mingisuguses kindlas suurkorporatsioonis, kus võib-olla isegi palk oleks parem ja tulevik kindlam? Ma arvan, et väljakutsed, et paljud inimesed otsivadki oma elus väljakutseid ja kui meie otsime ka Testliosse on ju töötajaid, siis me räägime sellest suurest visioonist ja see väljakutse, kuidas me tahame jõuda 5 aastaga kuskile suure eesmärgini, on see, mis neid tõesti paelub ja kutsub nagu tegelikult nendesse idufirmadesse tööle üldse. Ma mõtlen, et kas meil on võimalik tõmmata siit mingi selline sirgjoon ja öelda, et Eestil on hea, et need 2000 umbes inimest töötab pigem idufirmades, kui et nad oleks näiteks mõnes programmeerimisvabrikus tööl? No me saame kindlasti öelda, et halb see küll ei ole. Vastupidi. Et meil on palju tõestust sellele, et see on hea. Niisiis, no vaatame, kuidas see number muutub nüüd lähiajal. See on ju, kuidas sulle, Kristel, tundub need numbrid selle Eesti idufirmade maastiku kohta? Minu arust, kui ma seda statistikat nägin, siis ma olin väga positiivselt üllatunud, et nii palju inimesi töötab idufirmades ja nii palju inimesi püüavad koos nagu midagi maailmas paremaks teha, on ju. Ja veel, mis on, eks ole, märkimisväärne on see, et sellest 320 miljonist eurost, mis on Eesti idufirmadesse pandud, 271 on välismaalt. Eks tegelikult need on otsesed välisinvesteeringud. Idufirmad on toonud siis 271 miljonit eurot Eestisse tegelikult raha. See kõik ei ole midagi Eestisse tulnud, aga... Jah, Testlios samamoodi on ju, et meie ei ole Eesti investoritelt nii-öelda raha kaasanud, on ju, et kõik on väljast pool. Aga mis see investeering tähendab, mis see riigi jaoks nagu tähendab? Mida te teete selle rahaga näiteks Eestis? Meie ikkagi investeerime selle raha oma ettevõtte kasvu, on ju, et meie tahame ikkagi kiirelt edasi kasvada, me palkame inimesi endale Eestisse ja USAsse, et seda nii-öelda 10 korda. See läheb palkadeks suuremalt jaolt? Jah, pigem küll, jah. Et see dividend ei võta selle pealt või? Ei. Et see läheb palkadeks ja teistpidi, eks ole, riigi jaoks läheb see ju otseseks maksurahaks tegelikult. Ehk et me võime öelda, et kuna maksukoormus on Eestis palgamaksukoormus päris suur, et me vaatame 270 miljonit eurot, iga, mis sellest Eestisse jääb, iga euro, sellest ju peaaegu pool läheb riigile ära maksudeks. Nii on, et me võime siit välja arvutada, et kui palju riik on otseselt raha saanud.
nii, aga lähme edasi sellel teemal, et väljas on ilus ilm, inimesed kipuvad õue, kipuvad oma, ma tahaks öelda siis 4-tiivikulisi sõpru lennutama. Droonidest on juttu sellest, et tegelikult drooni lennutamine ei ole niisama lihtne nagu, ma ei tea, raadiodel juhitava autoga mängimine. Kuna kui asi on õhus, siis ta võib olla kellelegi ohtlik ja Lennuamet on teada andnud, et neil tuleb kõvasti tööd teha, et neid inimesi siis korrale kutsuda, kes ilma loata seda teevad. Kui jutt oli Eestist, siis räägitakse palju Tallinnast, lihtsalt siin on rohkem inimesi elab Eestis ja Tallinn asub suures osas Lennart Meri lennujaama lennukeelutsoonis. Üks märkimisväärne juhtum, mis oli nüüd on hiljuti aset leidnud, on see, et üks firma Mediadrone, mis tegeleb sihukeste promovideotega, droonidega, pani Facebooki üles kohe uhkusega ägeda video, kuidas nad tõusevad Õismäe kohale. Drooniga. Ja näitavad sealt siis ilusaid vaateid. Aga millegipärast see vastukaja ei olnud väga positiivne, kuna vaadati, et Õismäe kohal on täpselt see koht, kus on siis maandumiskoridor lennujaama väljale. Õnneks ei ole meil ühtegi intsidenti veel olnud, aga rumalusi on tehtud. Nii et ja teine asi, mis sellest välja tuleb, on see, et vastavad ametkonnad esiteks jälgivad seda, mida drooniga tehakse ja teiseks neile ka teatatakse päris palju sellistest nagu drooni rikkumistest ehk et see ei ole ikkagi niimoodi, et sa tõstad oma drooni, eks ole, kuskil õhku ja mõtled, et keda ma ikka huvitan ja et keegi niikuinii ei saa teada ja keegi ei tule vaatama. Et tegelikult seda nagu jälgitakse ja tegelikult neid reegleid tuleb teada ja tuleb jälgida ise ka, et tuleb võtta paberid ja mitte rikkuda. Ja kõige lihtsam teave on see, et kui te mõtled siin läheduses on mõni lennujaam, siis ärge tehke seda, parem kontrollige järele, sellepärast, et lennujaamade juures on oht, et juhtub midagi halba. Loodame, et seda nii ei lähe. Trahvi võib ka veel saada. Ja trahvi võib saada. Vaat, lähme kuulame uudiseid ja siis läheme saatega edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja meie saate tänane pikem teema puudutab ühte mobiiliäppi. Aga see äpp on niivõrd põnev, keeruline, uuenduslik ja üleüldse erutab paljusid inimesi, et me peame sellest pikemalt rääkima. Selle äppi nimi on Snapchat. Ja kuidas meile juttu nüüd alustame? Alustame sellest, et meil on näiteks stuudios Kristel Viidik. Sina räägi mulle, äkki sa alustad sellest, et milline sinu isiklik ajalugu Snapchatiga on ja siis me hakkame sealt võib-olla aru saama, et mis asi see Snapchat on ja milleks seda kasutatakse. Okei, nii ma tegelikult üritasin Snapchati kasutama hakata juba eelmisel aastal suvel, aga siis mul kuidagi sõpru seal väga ei olnud ja ma hästi kiiresti kaotasin selle huvi Snapchati vastu ära. Ja siis umbes 2 kuud tagasi 2 minu sõbrannad tutvustasid mind uuesti Snapchatile, ütlesid, et ei, see on ikka see uus viis suhtlemiseks on ja et ma pean kindlasti sinna tulema. Ja siis ma tõesti pushisin ennast seda kasutama ja nüüd tõesti ma veedan Snapchatis, ma arvan, mingi 20-30 minutit päevas, et jagada, vahetada videosid oma sõpradega. Ja see teebki sellest nii põneva äppi. See on väga kõnekas näide, mis sa praegu räägid, sest see väga hästi peegeldab ka mind ennast ja mina ei ole sinna olukorda sattunud, kus ma pean ennast jõuga kasutama, seda sundima. Ma olen ka vist juba aastaid mul seal konto olemas, aga seal on barjäärid ja ma arvan, et meie praegune teema ongi sellest, et see Snapchatil on sellised barjäärid, mis osasid inimesed seda ei pane kasutama, aga kedagi teist hoiab seal väga kinni. Et püüame siis lahti rääkida, mis need on. Aga võib-olla käime veel raadiokuulajatele üle need põhitõed. Snapchat on siis suhtlusvahend, sa teed sinna konto oma nime all või varjunime all ja siis sa lisad endale sõpru, kontakte ja siis sa saad endale saata sõnumeid. Jah, ma ütlen, et meiega on liitunud ka teine Snapchati kasutaja, kelle me üles leidsime, kelleks on Brigitte Susanne Hunt. Tere sulle ka! Tervist! Me üritame aru saada, mis see Snapchat siis on ja miks ta on selline fenomen. Et paneme numbritesse ka, et seal on täna umbes 100 miljonit kasutajat, mis tegelikult sellise interneti mõistes ei ole palju. Et Twitteril on mitusada miljonit, Facebookil on vaatad 1,5 miljardit, Instagramil on seal kuskil, ma ei tea, 300-500 miljonit. Nad on kauem olnud ka. Ja nad on kauem olnud ka, aga see Snapchat on lihtsalt selle, mis sööstab, mille kasutus sööstab nagu püstloodis ülespoole, et ma just vaatasin, eelmisel aastal ta kasvas mitusada %. Ehk teised need ei kasva kaugeltki nii kiiresti ja eriti, ma ei tea, kas on õige öelda teismelised, aga kindlasti nooremad inimesed on, see on nende
uus Facebook sisuliselt või selline uus asi, kus kõik noored inimesed on. Ja kuna ta on nii keeruliselt üles ehitatud, siis vanemad inimesed ei saa üldse aru, mis seal toimub ja ei oska seda kasutada ja see muidugi noortele meeldib. Ma ei tea, äkki tõmbaks mingi võrdlus, et kas ta on nagu Instagram või kas ta on nagu mingi Messenger või kas ta on nagu Facebook või mis ta on? Sellepärast ongi minu meelest nii populaarne, et ta ongi teistsugune ja miks on nii palju see kasutus suurenenud, on see, et väga palju lääne kuulsuseid on hakanud kasutama Snapchati, vaata alguses oli alati niimoodi, et tuli Facebook, siis tegid kuulsad Facebooki, siis oli Instagram ja nüüd on Snapchat ja see küsimus oli, et mis see Snapchati eristab, siis mina ütleks just vastu, et Snapchat on palju lihtsam kui Facebook või Instagram, sest seal ongi see, et sa jagad hetke olukorda, hetke pilti või videot. Sa isegi saa panna sinna mingit pealkirja, sa lihtsalt saadki selle, kas sa paned selle enda loosse või sa saadad selle personaalselt. Snapchat on nii lihtne, et vanemad inimesed ei saa aru sellest lausa nii lihtne. Brigitte, ma küsisin Kristelilt ka tema Snapchati ajaloo kohta, räägi ka, kui kaua sina seda kasutanud oled ja kuidas sa sinna sattusid ja mis sa teed sul? Snapchatis ma olen olnud vahelduva eduga eelmise aasta suvest, mul on see kinnine, aga ikkagi mul on seal umbes 120 sõpra. Mis ta on kinnine? Niimoodi, et selle jaoks, et sa saaksid näha, mida ma teen, milliseid snappe ma jagan avalikult või millist ma saadan, siis enne ma pean su sõbraks võtma. Et see selline feature on tulnud, nii nagu Instagramis on näiteks see ja osad kontod on kinnised kontod, eks ole, jah. Enne kui me räägime mulle selle, kuidas Snapchat maailma ajalugu ümber kirjutab ja kõik me suhtlust 21. sajandil muudab, siis käime korraks veel mulle endale, kindlasti kuulajatele kasuks üle, et kuidas see siis toimib täpselt. Kunagi see algas ju niimoodi, et mul on siis sõbrad, kellele ma saan saata pildi sellega ja ma saan määrata juurde, et see pilt on nähtav loetud arv sekundeid, eks? Ja pärast seda on igaveseks kadunud. Kuni 10. Ei saa olla 60 sekundit. Ja kui keegi teeb sellest screenshoti, siis sul tuleb kohe sellest kiri. Sa näed täpselt, kes selle screenshoti tegi. Ja see on ka põhjus, miks on Snapchat seotud sellise, kas ma ütlen, siivutute piltidega, aga samas on tõesti. See ongi see, sa näed seda korraks. Sellel on üks eraldi sõna ka sexting tegelikult. Sellest sai alguse nagu. Et sa saad pilti... See on piltidega, vaata, kui tekst on muidu sexting, siis see on piltidega. Et sa ongi saadad ehk siis saadad siivutu pildi endast, siivutu, mida iganes fantaasia lubab ja sa tead, et see maksimaalselt 10 sekundit on nähtav ja siis sa... Võib isegi 3 on minimaalselt ja 10 maksimaalselt. 3 sekundit sa näed seda ja siis sa kaob ja sa ei tea, kas see oli tõesti tõsi, mida sa nägid seal või see oli sinu fantaasia. Aga ta on mõeldud siis ikkagi nende inimeselt inimesele suhtlemiseks või? Ei ole, seal on 2 valikut. Mina näiteks eriti ei saada inimeselt inimesele, vaid minul on kõikidel on selline valik, et selle nimi on My Story. Nii. See on nagu ala sinu päevik, selle vahega, et see on piltide või videotega. Kui sa tahad siivutuid pilte saata mitte ühele, vaid näiteks 100 inimesele, siis saad ka seda teha. Ja nad peavad minema spetsiaalselt sinu profiilile vaatama sinu lugu. See ongi nagu sinu virtuaalne päevik. Ja jagad seal pilte või videosi ja need oluline on mainidega, et need kustuvad 24 tunni pärast ära, et lugusid saab vaadata mitu korda. Aga need ka kustuvad ära? Aga need kustuvad 24 tunniga ära. Inimeselt inimesele saadetud sõnum on 3-10 sekundit. Ja siis see, mis on avalikult kõigile üles on 24 tundi. Ja selle vahega, et see ikkagi üks klipp on 3-10 sekundit. Ja sa võid erinevaid klippe panna üksteise otsa. Siis tulebki nagu selline, kanal Brigitte ütlevad mu sõbrad selle kohta. Loodan, et te teete märkmeid kuulajaid, siis see läheb juba päris põnevaks. Ma juba hakkan kaotama järge, mulle tundub selles maailmas vaikselt. Olgu, aga võtame nagu selle ette, et kuidas, milleks ja kellega te siis just Snapchati kasutate suhtlemiseks. Ma saan aru, et on võimalik 2 moosi. Üks on siis otse kellegiga jagad pilte, videosid, teine siis teed avaliku voo kõigile sõpradele. Kuidas sa, Kristel, näiteks kasutad? Mina kasutan Snapchati niimoodi, et ma saadan tavaliselt snappe oma 5-10 sõbrale, ehk siis need on need, mis ei ole avalikud, on ju. Ja teiselt poolt ma kasutan Snapchati jälgimaks selliseid ettevõtjaid nagu Gary Vaynerchuk näiteks. Gary Vaynerchuk on üks väga põnev USA investor, kes on teinud ühe oma ettevõtte VaynerMedia ja nüüd tema nagu nii-öelda räägib uutest sotsiaalvõrgustikest. Ta nagu meediakanal ka natukene. Ja täpselt ja siis ma jälgin tema nagu nii-öelda storiesid päevast päeva. Ja see Snap, millest te räägite, on siis tegelikult meie Ansuga meie keeles siis nagu sõnum või? Pilt või video? See on alati pilt, millele saab teha pealkirja peale panna. Või video, siis on alati ka valik. Et ei ole võimalik saata ainult tekstisõnumit, eks? Nagu Facebook Messenger, mis iganes. Ja siis ta on ikka nagu Instagram natuke, sest selle vahega, et pilt kustuvad ära.
jah, kas me saame niimoodi öelda, et on see inimese, kes pole kunagi Snapchati näinud? Tead, ei ole ikka. Selles mõttes ei ole, et kui sa Instagrami paned pildi üles, siis see on esiteks, seal on filter peal ja ta on seisev pilt, kus ei ole nagu see pealkiri kohe seal ees. Sa võid videot ka panna ju. No võib, aga video on hästi lühikene seal. Aga Snapchat ongi see, et sa ei saa sinna mingid filtreid või töötusi panna, et ongi, sa pead kohe selle pildi tegema. Ja sa ei saa näiteks, vaata Instagramis saad ka üles panna vanu tehtud pilte, aga see on just peab olema ainult kaameraga kohe pildistatud. Kaameraga kohe pildistatud ja kohe üles pandud. Jah, et see sisenemisbarjäär on ülimalt lihtne, on ju. Vaata, et sa ei, tavaliselt kui sa panedki Facebooki või Instagrami oma pildi, siis sa alati mõtled, et kas see pilt on ikka piisavalt ilus, on ju. Aga Snapchatis on see, et sa oled selles momendis ja siis sa tahad seda jagada ja sa teed selle ära ja sa tead, et see kaob nagu sekundite jooksul ära. Okei, aga tooge siis mingi näide, mis oli mingi viimane asi, mida te panite sinna? Kui see ei ole liiga siivust. Mina võin vabalt öelda seda. Mina käisin reede, see oli laupäev öösel, ma käisin peol ja oligi see, et tegin seal tekiila! Väikse selfie nagu tekiilaga. See oli video niimoodi. Video selfie. Ja mina just kasutasin Snapchati nüüd 30 minutit tagasi tegin sellest stuudiost sinna Snapi, et see on minu story all olemas, et nüüd kui te mind sõbraks lisate, siis te kõik näete seda järgmist 24 tundi. 24 tundi. Kõik asjad nagu viitavad sellele, et sa peaks kogu aeg selle Snapchati äpis sees olema, sest kõik kustub ära kiiresti, sa võid pidevalt vaatama, iga päev sirmima lugema seda. Storidega on jah niimoodi, kui sa tahad kellegi storyt näha, ma meelega kasutan siin anglitsismi, kuna selle nimi on My Story, aga need, kui saadetakse sulle personaalselt, siis see kustub vist 24 tundi, jah? Isegi kui sa ei vaata või? See personaalselt, kas ma saadan sulle selle? See ei kustu minu arust nii kaua ära, kuni sa vaatad seda reaalselt. Minu jaoks on ära kustunud küll, kuna ma osad igavat inimest omi viitsi avada. Kas see mingi aeg ikka ära kadunud? Väga hea, teeme väikse pausi siia ja siis räägime edasi, mis Snapchatiga edasi võiks ette võtta. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Nii, me oleme tagasi ja räägime siis Snapchatist ja me kasutasime seda reklaamipausi produktiivselt. Ja ma saan aru, et sa said väikse lühikoolitus sellest, et kuidas seda kasutada. Räägime selle teema korraks ära veel, et miks öeldakse, et Snapchat on keeruline? Kas selle äpi reaalne kasutamine näppudega on teistsuguse? Ma küsin Henrik sinu käest, sa said just koolituse. Ma sain kiire koolituse, see võttis pool minutit ja nüüd ma saan aru, et põhiliselt, kui ma selle Snapchati lahti teen, siis ma pean sõrmega vedama ekraani vasakule paremale üles alla ja siis midagi juhtub. Et siis ma jõuan kuhugi õigesse kohta, et mingid selliseid nuppe või ma ei tea, linke või selliseid asju nagu tavalistes äppides siin peaaegu et ei eksisteeri. Me leidsime nüüd Kristeri Snapi hommik Kuku raadios. Kas sa... Super, nüüd sa seda storyt sa näed 24 tundi, sa võid seda mingi X arv kordi vaadata ja mina iga kord näen ka siis, et mitu korda seda vaadatud on ja kes see vaadanud on. Ja, kes vaadanud on? Jah. No selge. Mitu korda on vaadanud, kui mõni hull ikka vaatab 300 korda, siis ei, seda ei näita, minu just ma saan aru, et ühe korra näitab, sulle tuleb see list, et inimesed, kes on näinud sinu lugu. Aga püüdke mulle veel selgeks teha. Miks te kasutate Snapchati, et oma sõpradele rääkida, mis te teete, näete pilte, videosid, mitte siis Twitterit, Facebooki või Instagrami? Mina võin vastata sellele, et kui Facebookis on vanad õpetajad ja sellised kaugema tutvusringkonna inimesed ja Instagramis on kõik läbi filtri ja meid followavad inimesed, keda ma pole elus mitte kunagi näinud ja neid on võrdlemisi piisavalt, siis Snapchat ongi täpselt selle jaoks, et oleks see vahetu suhtlus, et tõesti ta näeb peaaegu reaalajas, mida ma hetkel teen. Ja kuna mul ongi see, et ma teen nii palju, ma ei taha ummistada Facebooki, näiteks seda check-inid ja mingisugused sellised sisutud asjad, aga samas Snapchatis ongi see, et sa jagad hästi kiiresti, kas mingit toiduretsepti näitad, mida lahedat sa sööd või kus sa oled või mis filmi sa vaatad. Üks story oli see, et sa käisid vannis. Ma nägin lihtsalt pilti selle story. Ei, aga see oli naljaga see, et ma olen Naked Palette, vaata, nagu meigipaletti nimi, Naked Palette, ja siis ma näitasin ka, et enda põlvearmi, sest et mul kogu aeg küsitakse seda ja siis ma mõtlesin, et suvi tuleb, et ma ei pea vastama, et mis sul juhtus. Ma ei julgenud igaks juhuks kuhugi vajutust, iga kord, kui ma kuhugi vajutan, siis midagi juhtub, midagi hakkas mängima, midagi liikus ära, midagi kadus ära, peame süvenema sellest. Sinu jutt kinnitab seda teooriat, mida ütlevad analüütikud, et sinna, kuhu liiguvad siis teismelised, mitte et me teismelised räägime. Kuulsused pigem. Alguses teismelised ja kuulsused liiguvad ära sealt, kus on nende vanad õpetajad, nende vanemad, nende inimesed, kellega sa ei taha jagada kõike seda, millega sa sõpradega jagada.
et sotsiaalvõrgustikus käib selline liikumine, et Snapchat on nagu kõige viimane koht, kuhu on siis liikunud inimesed, kes ei taha kogu maailmaga, milleks on Facebook, kõike jagada. Kui nüüd jõuavad meie vanemad sinna, vanad õpetajad sinna Snapchati, äkki tänu meie raadiosaatele, õudne, siis on vaja järgmine uus koht leida. Aga sa ei pea vastu võtma, mul on ka väga mitmed, mida ma ei võta vastu, et ma tõesti ja kuidas sa ütled siis vanaonu sünnipäeval, kui küsib, et no miks sa ei võtnud mu Snapchati kutset vastu? Ma mõtlen enda kohta, ma pisut enesekindel, et öelda, et ma jagangi seal selliseid snappe, mida ma ei taha, et kõik näeksid, aga teisalt ma võtaks oma ema vägagi vastu, kuna ta teab, kes ma olen, aga just pigem sellised rääkisin ühe tegevprodutsendiga ka meil Silvas, et vanad sellised kooliõed või mingid keskkoolikaaslased, kellega sa ei suhtle igapäevaselt, ta ei pea nägema sinu vahetut elu. Nemad näevad su elu läbi filtri ja minu meelest see on okei ja see peakski nii olema. Ülemuse töökaaslased samamoodi. Väga põnev. Ma aru saan nüüd, Snapchatil on 2 funktsiooni, ongi üks on see väga otsene igapäevaelu filter reaalajas. Teine, nagu sina, Kristel, ütlesid, et sa jälgid ka inimesi, keda sa, ütleme, ei ole isiklikult tuttav, et ta on ka selline laiem infokanal. Ja ma arvan, et miks näiteks Periscope, mis on ka siis on ju äpp reaalselt jagamaks videosid laivis ja Facebook Live on ju, et see otseülekanne tekitab sellise momendi, et sa oled tõesti selles hetkes selle inimesega ja ma arvan, et see on see, mis muudab selle Snapchatiga nii-öelda paeluvaks on ju. Et sa tead, et see inimene praegult selles hetkes, selles momendis teeb seda asja. Räägime ka sellest, et meedia üritab muutuda ja üritab Snapchati korida. Kas teie ka jälgite mõnda meediakanalit seal? Ma vaatasin nii, nagu Instagrami jõudsid kõik ettevõtjad. Nüüd on Instagram juba koppa ette visanud kõik need reklaamid, aga nad teevad korralikku turundust küll seal, näiteks ajakiri Eestist mitte kedagi, pole mina märganud, aga välismaalt ajakiri People, BuzzFeed, Cosmopolitan. See vist maksab päris palju, on ju, et sinna Discovery feature. See on valitud väljaandjatele antud siis võimalus, nad saavad oma sellise voo teha, eks, et iga üks päris samamoodi neil on ka enda story, aga selleks, et keegi vaataks, nad peavad tegema seda põnevalt. Kes on Eestis need kuulsused, keda siin jälgima peaks? Kes nagu avalikumalt Grete Klein on, ma tean, Grete Kleinil on ja kas need on need, ma võin nagu turvaliselt lisada ilma, et ma usu mind, nad promomavad ise seda Instagramis ja nendel on avalik, nendel on avalik. Ma kirjutan siia Grete Klein. Grete Klein 4 peaks olema. Siis ta ei mõtle, et ma olen mingi stalker. Ei, kuna tal on avalik, ta isegi näe, ta ei pea vastu võtma. Ma ei saa ju aru, see mõttes, et muidugi äkki ma lihtsalt kirjutangi siia, ma ei tea. Ta ei pea seda vastu võtma üldse. Grete Kleini. Okei. Et isegi sa oled kuulsus ja sul on see avalik, sa pead ikkagi kõik käsitsi üle kinnitama. Ei pea. Kui sul on avalikuks pandud, nagu Instagram vaata, sa näed, et keegi hakkas sind followima, aga sa ei pea andma nagu enda mingisugust kinnitust sellele. Aga üks asi veel, Snapchatis on ka filtrid tulnud. Et kui on ikkagi tõesti nii ebakindlad inimesed, kes ei taha näidata ennast näiteks meigita või päris päevavalguses, siis Snapchat on pakkunud ka neile võimaluse panna filter peale. Ja neid filtreid on hästi põnevaid, näiteks sealt on pärit kuulus FaceSwap, kus sa siis saad sõbraga nägu vahetada, siis sul on igasugused näiteks mingid filmid, näiteks Batmani film tuli välja ja siis nad tegid reaalselt Snapchatis eraldi selle lensi või selle filtri, et sa saad selle Batmani mingi märgi endale peale kuskile. Nad käivad just ajaga kaasas küll, selles mõttes nad on hästi päevakajalised selles mõttes, et näiteks kui on emadepäev, siis nad teevad sellise ongi emadepäeva feature'i, kus kõigi inimesed saavad saata enda snappe ja Snapchat valib välja, mis siis haakuvad sellise tähtpäevaga. Või olid jõulud või oli näiteks mingisugune Pariisi pommitamine, siis ka samamoodi nad hoiavad kursis nii uudistega kui piltidega, kes eraisikute poolt saadetud. Ja samamoodi üks põnev asi on veel geofiltrid, et kui sa oled näiteks Tallinnas, sõidad autoga ringi, päike paistab, siis sa teed selle pildi ja sa saad endale siukse filtri peale panna, et sul tuleb Tallinna mingi pilt sinna alla või siis sul näitab, kui kiiresti sa sõidad või kus kohas sa asud, kui palju sul kraade väljas on, et siuksed filtrid on ka võimalik peale tõmmata. Aga kiirusega on neid probleem olnud, et inimesed seal Kylie Jenner paneb seal 200-ga, jah? No sellest filtritest rääkides, mul meenus põnev uudis väga hiljutane sellest, kuidas Suurbritannias siis valitsus kulutas ligi 100 000 eurot selle peale, et ühe sotsiaalkampaania raames inimesi püüda Snapchatis ja nad tellisid spetsiaalse filtri, kus sa saad siis oma näole peale panna trellid ja selle mõte oli see, et ärge juhtige autot, kui te olete purjus või lausa narkojoobes, kuna siis jõuate vangi. Ja näide sellest just, et ikkagi ka suured sellised valitsused, organisatsioonid
näevad, et Snapchat on koht, kus inimesed suhtlevad ja me peame sinna jõudma oma turundusega. Valitsus tahab ju kaasas käia sellega. Üldiselt üks asi, mida me oleme Hansuga pikalt kajastades tehnoloogia teemasid, oleme näinud, et kipub kehtima selline reegel, et sotsiaalvõrgustike selline elukaar on selline, et nagu te ütlesite, alguses tulevad kuulsused ja nooremad inimesed, siis millalgi tulevad järjest vanemad inimesed juurde ja siis millalgi selle käigus tulevad turundajad ja lõpuks tuleb valitsus, eks ole. Taavi Rõivas, mõtleme sind. Kas ta on Snapchatis või? Me ei tea. Vot ei tea, aga ta on Instagramis küll ja Twitteris. Ja vot nimelt, ja siis ma siis tahtsin küsida, et mis nagu faasis see Snapchat nagu praegu need kuulsused on, üks valitsus on, nagu Hans ütles, aga et kas see turundus selline jõud ja kõik see on sinna jõudnud praegu või ei ole veel jõudnud? Ma ütleks, et ta on selline juba tiineka eas, et ta on juba natukene välja arenenud, et väga paljud Eesti kuulsused juba on seal, ikka paljud, aga samas kõik ei ole nagu selline, kes üldse meedias aktiivselt postitavad. Ei ole tulnud sinna veel seda. No ma tean juba Eesti, jah, olen kuulnud ka artiste, muusikuid, kes juba lõpuks on see oluline kanal, on ju, et meie hea räppar Tom Reket, tähendab siis, on kõvasti promo teinud ja sealt selle kaudu suhted fännidega. Minu põhiline probleem praegu on see, et mul on tunne, et ma tahaks näiteks midagi panna, siis ma ei saa üldse aru, et kas see läheb ühele inimesele või see läheb kõigile maailma inimestele. Et kas sa oled nagu Facebookis ja ütled inimesele personaalselt, et ma tahan sõber olla, või see on nagu Twitteris, et ma lihtsalt jälgin sinu voogu? Tead, on Twitteriga sarnane, kui Twitter on tekstipõhine, kus saad panna ka pilte, aga ikkagi pigem tekstipõhine, siis Snapchat on just pildipõhine. Seega neil on nagu selline, ja mõlematel on teatud piirang, kui on Snapchatil ajaline piirang, siis Twitteril on tähemärkide piirang. Mis te arvate, kas see Snapchat muutub uueks Instagramiks või Facebookiks? Ta tundub, mingid barjäärid seal sees on, eks ole, minul on küll väga keeruline praegu aru saada, et ta nõuab õppimist. Ta ei ole päris nii, et suur sinine nupp ja kõik on väga sõbraid. Ja sa ei saa aru ka, mis sisu sa peaksid sinna postitama. Et kas tal on võimaluse lootus muutuda selliseks miljardi kasutaja võrgustikuks või ta jääb pigem selliseks pisikeseks nooremate inimeste või teismeliste võrgustikuks? Mina isiklikult arvan, et Snapchat on küll see järgmine big thing, on ju, ja aga mis teeb minu arust Snapchati veel huvitavaks on see, et kui sa lähed Instagrami või Facebooki, siis sul tavaliselt on ju soovitatakse, keda sõbraks lisada või kelle profiilid on põnevad, siis Snapchatis puudub see täielikult, on ju, et tegelikult inimesed, kõik, kes tahavad endale follower'e saada Snapchatis, peavad reaalselt seda nii-öelda turundama, oma Snapchati lehte turundama, et nad panevadki mingitesse e-mailis panevad footerisse ka Snapchati oma username'i näiteks. Et see on siis nagu märk, et teda võib lisada sinna, et see ei tundu imelik talle. No võt, ma loodame kuulajad said targemaks, selline on Snapchat ja juba järgmine saade räägime siis uutest põnevatest teemadest. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.